Tervist, head Fitness TV vaatajad! Oleme siin Salme kultuurikeskuses 21. aprill ja laupäeva hommik. Kohe on siin algamas siis juba järjekorras 28. Eesti karikavõistluse kulturismis ja fitnessis. Ja päev saab olema suhteliselt pikk, 2 etapis siis hommikune pool, algusega kell 12 saab siin toimuma siis Athletic Fitnessi osa ja siin taamal just olid alles sportlased, kes käisidki lavavalgusega tutvumas. Peab tunnistama, et Athletic Fitness nagu on ka spordiala uus, nii on ka sportlased minu jaoks uued. Te mõlemad, vähemalt eelinfo põhjal, olete vist arvutamise baasiga mehed? Just nii. See tähendab, ma eeldan, et teie trumbid löövad välja just lõpusirgel, kui on vaja nüüd 1000 meetrit sõuda. Eks me selle peale ilmselt loodamegi siin, et aastalt vastupidavustreenikud peaks olema veel väike eelis siin juba. Kuigi tegelikkuses ju aerutamine ja sõudmine on tegelikult 2 täiesti erinevat, ütleme siis nii ikkagi spordiala. Mõlemad on küll paadis, aga ikkagi liigutused on tegelikkuses natukene erinevad, võiks nii öelda. Ei kahtlemata erinevad, aga üldine vastupidavus, see on ikkagi sama, et eks me kannatame. Sul on varem ette näidata EM-i 6 ja MM-i 9 koht? MM oli kuni 18 aastat hulgas ja EM on siis kuni 23 aastat hulgas. Ütleme see Athletic Fitness ja paralleelselt teha aerutamist ja kuidas sa ise nagu seda tulevikku enda jaoks näed, et kas praegu teed nagu kõrvuti neid alasi paralleelselt ja põhimõtteliselt vaatadki kumbal pool nagu paremini läheb või on mingi juba selge siht võetud näiteks Athletic Fitnessi peale üldse? Midagi kindlat öelda just raske hetkel, aga eks ma ikka selle suve ma teen kindlasti lõpuni vee peal ja praegu ma vaatan, mis mul siit välja tuleb ja eks tulevik näitab. Olgu öeldud, et kui varem tegelikult puudus ka Athletic Fitnessil väljund rahvusvahelisel tasemel, siis tegelikkuses ma olen ise Horvaatiasse mai keskel, kus toimuvad esimesed Euroopa meistrivõistlused ja ausalt öeldes lähengi seda aitama nagu läbi viia, inspekteerima sinna, et tegelikkuses tekib ka väljund rahvusvahelisel tasemel. Ma arvan, et see peaks ka motiveerima just teid, et palun väga ole mees ja miks mitte võistelda Euroopa meistrivõistlustel ja sügisel on ka maailma meistrivõistlused tulemas. Nii et selles mõttes, kui varem oli tõesti, et hakkasidki mõtlema, et tahad selle alaga tegeleda, on Eesti võistlused, okei, sõidame Rootsi meistrivõistlusele, aga sellega nagu asi piirdub, aga praegusel juhul ma arvan, et see piiride avanemine ja suurvõistluste kava lülitumine ka rahvusvahelisel areenil, võib-olla see on ka teie jaoks võib-olla väikseks motivatsiooniks tulevikku silmas pidades. Ikka jah, sest nagu tulevikku vaadates siis oleks hea, kui saaks käia väljaspool võistlemas ka, et ainult Eestis ei ole nagu väga mõtet seda teha, sest keegi siin küll ei näe, väike riik ja et kui saaks kuskile välja ja kui on MM, et siis see on juba suur motivaator. Järgmisena tuleb lavale oma rööbaspuu sooritust tegema Kristo Kauder, Sparta spordiseltsi võistleja Taavi Koovik, siis tema treeneriks. Tuleb ära! Väga hea töö. Nüüd saame teada, palju kohtunikud kokku lugesid. 42. Tähelepanu kõigile meestele, kes lava taga valmistuvad. 42 kordust tegi Kristo Kauder rööbaspuul surumist. Need teevadki tulema. Kuidas läks? Aga hästi. Progress, selge 50 hakkavad alles mehed pista tegelikult. Nii et ta on ruumi küll arengu. Nii, siin David Ruia annab nüüd viimaseid nõuandeid oma õpilasele. Ma saan aru, et siin on selgelt treeneri ja õpilase vaheline viimane lihv, nagu näete. Soojendus on käimas. Ma saan aru, et sa oled varem ise mingi muu spordiala taustaga igal juhul vähemalt. Jooks, keskmaa jooks oli. Aga praegu tahaks nagu Athletic Fitnessiga rohkem. See tundub huvitav. Body Fitnessiga niisama proovida. Aitäh, veerandpööre paremale palun. Sellega siis kohtunike ja publiku poole. Aitäh ja veel kord veerandpööre paremale. Aga teine koht siis Tarola Kruusikule võistleja number 133, teine koht Tarola Kruusik. Esta treeneriks on märgitud Silvar Rückenberg
ja treeneri medal ning loomulikult selline suur võimas kallistus. Nii, minu vestluspartneriks järgnevaks on siis Silvar Rückenberg, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi peatreener. Ja räägi, Silvar, ma vaatan, et ka selle võistluse üha rohkem ja rohkem on ka ülikooli poolt välja pandud sportlasi, et see teeb ainult rõõmu, võiks nii-öelda. Vaadates ise nüüd mitte ainult Fitness TV reporteri poole poolt, aga ka Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatuse liikmena tuleb tõdeda, et teete vist head tööd praegu. Jah, tegelikult huvi ala vastu on päris suur, et inimesele lihtsalt nagu tutvustada ala ja anda võimalus nagu tegeleda just, et treeneri näpunäidete järgi, mitte nagu isekeskis, omakeskis, vaid siis huvilisi leiab, et ja järjest nagu kasvav arv on. Et ilmselt sügiseks ma arvan, et tuleme kindlasti vast mingi 5-6 inimest veel juurde. Kindlasti ma arvan, et pärast võistlustki on paari inimesega juba kokkusaamine järgmine nädal, et tegeleda treeningkavadega ja panna paika nagu eesmärgid. Järgmisena siis juba Athletic Fitnessi meesjuunior, ainukene võistleja Jüri Juurikas saab kaela medali, võib nii öelda, kui siis võiduparikas, tugev käepigistus, arvuti parikaga, kiidusõnad ja fotograafid, ärge hoidke ennast tagasi. Ja pange tähele, kehavoorus mees tuli ka esimeses voorus oli tema esimene, nii et väga suur. Kuskil olemas ka võitjad ja vaatame kohe, kus on võitjad, kindlasti juba pidutsevad. Võitjad kindlasti juba pidutsevad, kus on siin vanameister Indus. Vanameister Indus andis trumbid käest viimasel alal, aga seda oli tegelikult ka teada. Sa ütlesid, seljaga oli probleeme. Mul oli seljaga siuke asi, et 3 nädalat tagasi läks paigast ära ja kuni viimase hetkeni ma ei olnud veel kindel, kas ma üldse tulen võistlema, kuna ei saanud jalgugi alla. Eks vist tõttis kuskile selle närvi vahele seljale ja tegin väga ettevaatlikult. Aga peab tunnistama, et ega vormi oli selles mõttes hea ja kehavoorus näitasid noortele meestele kandasid, mis ma arvan võiks eriti nagu rõõmu pakkuda. No ma natuke tahaksin juhtida tähelepanu selle, et noortele meestele siis olid ju... niimoodi tegelikult mina olen ise aastat ka kogu nooremaks. Jah, meil on sedasi. Just nii, jah, et... Ei, vorm oli sul, sa olid valmistunud hästi ja ega ma sind väga parema vormiga ei olegi näinud. Aga ega vist ei olegi olnud tõesti. Läheb publik, vaadake, mis pingutab. Väga hea töö, Harri, väga hea. 24 kordus, ei ole üldse mitte paha tulemus, väga hea töö. Ja nüüd tähelepanu. Teine ja esimene koht, nendel meestel on mõlemal võrdsed punktid, aga nende puhul saab otsustavaks kehavooru esimese vooru punkti seis. Ja kohe saame teada, kes tuli teiseks, kes esimeseks. Teine koht, võistleja number 131, Kristjan Oras jäi teiseks, kehavoor sai tema jaoks määravaks ja olgu öeldud, et kehavoorus tema jäi 4. ja Kristo tuli kehavoorus Harri Induse järel teiseks. Nii et Eesti karikavõitja 2012 võistleja number 11 Kristo Kauder ja tema treeneriks on maailmameister Taavi Koovik. Kus on Taavi? Taavi tuleb ka lavale kindlasti. Väga võimas võistlus oli ja väga sellise põneva lõpplahendusega. Ärge teised ka praegu ära minge, et koos treeneriga saavad võitja ja kaasvõistlejad kindlasti teha ühispildi. Tugev käepigistus kõikidele võistlejatele Taavi Kooviti poolt ja ühispilt siis koos maailmameister Taavi Koovitiga kõikidele Athletic Fitnessi võistlejatele. Väga hea töö. Ja jälle, Taavi on jälle saanud medali. Kuldne medal mehele kaelas.
aplodeerib. Vaadake nüüd. Taavi käsi on veel jäbedamaks läinud. Tore oleks, kui kõik Athletic Fitnessi võistlejad oma karikatega teeks veel ühe ühispildi.